Kell on praegu mingi 5 õhtul, kohe lõpetad enamus tööd ja tulevad minu juurde garaaži. Ja meil on, ütleme, 5-6 tundi, et see asi saada full sõitvaks ja et see oleks valmis homseks tünaks. Ma tean. Pööre peab olema kõrgemal. Pane natukene. Läheb. No ta on, kui 0 on siin, vaata. 10 on siin, täpselt vahe selle triibu peal. Eks see on 5. Ma näeksin, kus seda muuta saab. Yes! Homme libisema ära. Tuleks võitidki. Ta on juba teada, palju tal kilovette. Tal on nagu sitt auguni. Täpselt niimoodi, et rajal on kõigil nagu. Aga paneme kohe, teeme tabed ära ja siis see töötab. See oli nagu... Wow. Aga roolivõim ei tööta. Midagi ei laula. Ja praegu on igal pool üks. Mingi vinter tööta kindlasti, ta väristab. No praegu on, Nalda on üks. Ta ei peaks niimoodi käima. Ta peaks käima nagu siidi, vaata. Nagu siidid, jah. 4. Oi. Aga nagu on vaja juurde valada ja kõrgele tõsta või... Ja ringlust ei ole praegu. Vähemalt see vent jahutab maha. Ringlust ei ole või? Ei jahuta. 89, 88 on juba. Radikus on külm. Lõdikud on mõlemad külmad. Aga kus kohas see temppandor on? Radika küljes või? Ei ole. See on ploki keskel. Siis termostaat kas töötab või? Või siis on mingi õpp vahel kuskil. Kui siis on õhk vahel, jah, see on õhutemp, ta muidu ei langeks nii kiiresti ju. Ta on juba 80. 10 kraadi, keegi just rääkis. Ta on 80 juba. Ta langeb nii kiiresti, see on õhk vahel. No aga päris üks silku ei tööta või? Kindlasti jah, midagi on tuks. No ta väristab Kas täiega. pihusti või pool või midagi? No pihusti. No poolid saab üle testida, siin käib ka poolid pistikutega või? Jaa, poolid. Kontrollime poolid üle. Teeme algus lahti. Millal? Algus ära õhutada ja siis saab kontrollima asju. Mis me laseme tal kuradi 30 sekki käi jälle suretame veel. Seda küll, jah. 85 kraadi näitab jälle või? Enne oli vähem või? Ja tõuseb, jah. Jääb käima, see on hea. See on monstrum. Keerasin ümber akku lendas. Tule see on jõhk. Ei lõika, ta lihtsalt ootama. Ei ole, kui ei ole. See on lihtsalt pask. See on pask ja saalekas oleks ikkagi pronks. Jah, saalekas oleks, me oleks kohe saalekat näinud. Vähemalt videos jääb, et ma midagi teinud. Vaadake see oda pärast. Jah. 4 kilo. 4 kilo. Väga kerge. No siin on poole puudu. No tühi paak oli ka veel. Must selle vähese käibi kohta, ta on suht pasandaka sees. No hea, et läbipesu tegime. Ja midagi. Ja ükskord tuleb veel teha. Noh, meil on ilus
päiksepaisteline, kolmapäevane päev. Kell on 10 hommikul. Me hakkasime Tallinnast liikuma umbes 7:30. Ja kus me oleme? Me oleme oma peaaegu valminud driftiautoga Dünos. Ja täna aga täna me saame teada, palju meil jõudu tuleb. Varsti näete. Kas me vahetame selle kohe? Siit peaks äkki... Ei, aga polt läheb metalli sisse. Et läbi poldi saab ilusti massi ja seiva poldi. Isegi mul peopesad helistavad. Ma vaatan, mis väljund siin on õige. See on õige. Hea nüüd töötab jah. Lambda lõpetas lepingu, nagu vaatame, mis seal on. Andis lahkumisavalduse. Mõni andur lihtsalt on selline, mis otsustab nagu väga kiiresti ära lõpetada. Ootame korra, las jahtub, siis ma proovin uuesti, kas see töötab või töötab, siis võtta, mul on üks andur, proovin seda. See vahetükk on selle jaoks, et saaks kollet teisipidi külge panna. Kas annab nagu midagi õhu poolest ka juurde või? No pikemaks teeb runner, et allapoole ja natuke võib isegi juurde anda madalamal pöördele. Okei. Aga pihustite tööd see kuidagi häiri? Nende pihustitega mitte, kui on väga laiali pihustada, siis kindlasti seda hakkab seina pihta tulistama. Noh, jah, natukene ikka muudab. Aga need tulistavad suht otse, et nii on kõru. Tim, vaata, võiks lambda töötada. See töötab ilusti. Paneme selle külge. Lambda andurit vahetama, kuna viimasel hetkel otsustas andur, et ta annab saba. Original ikka. Minu teada nagu see kõrgelt niimoodi ei ole kukkunud. Aga madalalt on. Ei, nagu... Ta läheb lõpus nagu pumba rõhk järjest langeb. Ehk siis ikkagi on läbi hõrepump ja siin on muidugi mingi regulaator ka vahel. Mingi Hiina regulaator. Aga regulaatoril vaakum on küljes. Jah. Siis ja muidugi. Ja on jah. Üks parg langeb ära kuskil. No meil on ideeliselt varupump kaasas ka see teine pump. Jah. See kangumi pump. On olemas või? Kaasas jah. Aga siis vahetage käh korra. 450 LPH. See on see 485. Okei. Valbra 485 siis. Okei, see on Tim. Aga see on vaja 36 korpusesse saada. No võta välja see jah. Kütusepumpa vahetame. Ei jõua ära hoida survet. Kukub surve ära lõpus. Originaalis on see ju 6 pihusti jaoks ja siin on 8 pihustit ja need on natuke liiga suured pihustid selle, või noh, kombo ei sobi kokku. Ja pump ei jõua survet hoida. Veits piiripealne setup jääb, kui pihustid on juba 100% ja kütusrõhk kukub lõpus üle barri. Siis see on siuke, võib olla väga lühikene see rõõm. Ei no see paak on küll silmini täis, noh. Vaata see nagu... Bensiinipaagi asjadega on väga okei põletiga tegutseda. Ja ma arvan küll.
mõne silindri mõni pool ei tööta, siin 16 pooli ju. Et jõudu on puudu, mingi 20 kilovatti ja võiks veel olla. 15 vähemalt. Lõike tangi. Hakkad lõputama siis ükshaaval, jah? Ja, nüüd on vaja lahti. Siin on. Siin on vaikus. Oota, võtame mõned veel. Küsimus on nüüd selles, et kas küünat on vaja või piipu on vaja? Või kommukat. Viga on vaja ütsiga. Aga siis ma ei oska praegu... Nii, meil on esimesed tõmbed tehtud ja esimesed 2 tundi dünas kestsid suhteliselt kohutavalt. Esimese tõmbe ajal meil andis White Band saba. White Band on lambda, mis on summutis. See korrigeerib ka seal kütuse ja segu. See andis saba. Õnneks Kaak on väga vastutulelik, tal oli riiulist kohe võtta. Vahetasin ära. Saime järgmiseid tõmbeid teha. Peale mingi 5. tõmmet andis meil kütusepump saba. Ta ei olnud otseselt saba, lihtsalt rõhk kukkus ära. Ja õnneks meil oli kangem kütusepump kaasas ja me saime selle koha peal vahetatud. See oli küll omaette seiklus, aga tehtud sai ja läksime edasi dünatama. Ja me saime veel miskit 5, 7, 8 tõmmet teha. Ja siis me saime aru, et kuskil on veel mingi viga. Me ei saanud piisavalt jõudu kätte, kuna kuskil silindrites on sädet puudu. Ja hakkasime piipe lahti tõmbama ja saime aru, et kindlasti kahel küünlal ei ole sädet. Ehk siis meie tööülesanne on praegu minna poodi, osta küünlaid, osta piipe ja paari tunni pärast kohtume Kaagiga uuesti ja teeme edasi dünatõmbeid. Ei ole või? Ei tea. Ei tea või? Kuidas ei tea? Väsinud. Kõht ka tühi. Sõin viimati mingi 7 hommikul, aga kell on mingi 16:20. Ja, mis sa sõid on? Ja, mis sa sõid on? Unevis siin. Polegi kunagi dünamis maganud. Täna ongi esimene kord. Esimene päev, esimene kord. Mõnus. Kõige võimsam M113. Katko, kohe veel juurde. Vähemaks juurde, et ma lihtsalt liigutan siia-sinna seal. Ei anna juurde. Ei, siis on nii. Super hea. Jätta see 255 ja... Me oleme jõudnud tagasi dünast, meil on pill tõstukil ja kuidas meil dünas läks? Meil tekkisid mõned komplikatsioonid, me pidime vahetama lambdaandurit, see korrigeerib meil kütusesegu, peale esimest tõmmet suri see lihtsalt ära, aga õnneks tänu Kaagile, Kaak andis meil kohe uue lambdaanduri, me saime selle koha peal ära vahetada. Teiseks, kütusepump ei vedanud välja meil ja õnneks meil oli võimsam kütusepump kaasas, me aimesime, et see võib juhtuda, vahetasime sellega koha peal ära. Ja lõpptulemusena 255,4 kilovatti. See on siiani minu arust Eesti üks parimaid tulemusi, millega me oleme täiesti rahul. Aga järgmine asi, mida meil vaja teha, meil on vaja jõuda rajale.